Kristjan Tiirik, see oli sul juba 6. avamus sel hooajal. Mis on esimene asi, mis sa mõtled, kui värava lööd? No ega otseselt ei mõtlegi, lihtsalt hea tunne on ja eriti täna, kus oli otsustav värav siis ja tuli niisugune suht mängu lõpupoole, siis on niisugune pingelangus ka, et ega seal eriti suuri mõtteid ei ole. Millest jäi täna Rakverel puudu või mis oli see nõrk koht sinu jaoks? No ma ei oska öelda, et ma arvan, et kohe esimestest minutitest oli meie domineerivam pool ja nad ise olid ka valinud kaitsvama taktika ja võib-olla siis, kui nad palli võitsid, siis neil seal ees oli ründejõudu suhteliselt vähe ja nad ei jõudnudki nagu suurte jõududega ründama, ehk siis me võtsime kiiresti palli tagasi ja enamus mängust nad kaitsesid, et nii on võib-olla sellest raske, et kuigi teise poole mingist hetkest nad võtsid võib-olla natuke rohkem riske, aga see sai neile ka saatuslikuks. Sinu värava tähistus meenutab veidi Usain Bolti. Kui sind peaks kroonitamaks Premium-liiga suurimaks väravakütiks sel hooajal, kas on ka uus värava tähistus tulemas? No võib-olla täpsustuseks, et tegemist ei ole Usain Bolti tähistusega, et see on üks teine legendaarne number 33 kandnud Polkhai mängija, et ehk siis Al Bundy tähistas samamoodi oma väravaid, aga noormees võib-olla ei tea, kes on Al Bundy. Aga kas siis on plaanis ka midagi uut, kui peaks juhtuma? No olen kapteni käest juba saanud hurjutada, et kuna neid väravaid tuleb ikka, et siis peaks midagi nagu rahvale ka tegema, et täna jään vastuse võlgu, aga kes teab, kui veel väravaid tuleb, eks võib-olla tuleb midagi head ideed. Valimisel ikka antakse valimislubadused või eesmärgid tulevikuks, et millised on sinu ootused ja eesmärgid? Eesmärgid on saada see võistkond korralikult mängima, selles suhtes, et nad saavad oma usu tagasi, et neile tekiks meeskonna vaim. Edasi sõltub tegelikult neist kõik neist endist, nagu tegelikult minu töö on panna meeskond toimima, see, mis toimub väljakul, seal mina enam sekkuda ei saa. Kas sul on praegu ka juba mõned nipid või trikid valmis mõeldud? Nippe ja trikke võib olla, aga neid on vaja harjutada.